siis ajasin habeme vahepeal ära. Et jälle ilus poiss. Jõudsime siis Langkawi saarele. Langkawi saar siis inimesed räägivad, et on Malaisia üks ilusamaid kohti. Siin on hästi palju ilusaid randasid, siis Tai piir jookseb siin samas, et on hästi Tai piiri lähedal. Turiste on hästi palju. Siin saarel on ka lennujaam, et saad otse tullagi siia Langkawi saarele. Marta, räägi, mis raha siin Malaisias käibel on? Malaisias on käibel Malaisia ringgit. Võrreldes siis Tai ja Vietnamiga on selle raha väärtus siis oluliselt kõrgem. 1 euro on umbes 5 ringitit. Palju lihtsam on siin nagu kuidagi üldse toimetada. Sul on nagu natukene numbrid on väiksemad sarnaselt siis nagu Eestile. Ja hästi lihtne viiega arvutada alati, et kui asi maksab, ma ei tea, 30 ringitit, siis asi maksab 6 eurot järelikult. Noh, sendid on ka sinna-tänna. Siin õige mehe kroksid ka kohe. Bem, Bentley, Mersu, uhke värk. Praegu me olemegi siin saarel siis Pantai Senangis, et on üks selline koht, kuhu soovitati siis esimesena tulla, et kui sa esimest korda siia saarele tuled, sellised ilusamad rannad ja turiste palju ja rohkem sellist tegevust võib-olla siis turistidele. Aga vaatame seda randa. Me oleme tegelikult olnud siin juba saare peal paar päeva, lihtsalt pole kaamerat kaasas vedanud, et oleme ise natukene avastanud. Ja mis on hea, et need rannad tunduvad kõik ilusad puhtad, et söögikohad siin on väga sellised mõnusad, kus istuda, väga head kvaliteetset süüa saab ja ei ole nagu väga kallis ka. Me oleme peaaegu Ameerikas, aga mitte päris, aga peaaegu. Jah, Malaisia lipp on siis üsna sarnane Ameerika lipule. Muidugi, kui selle saare kohta natuke loetud sai, siis september ja oktoober ei ole siis selline hooaeg siin, et kuna sellel saarel just sellel ajal on siis vihmaperiood. Kuigi meile see tegelikult sobib, et kuskil mingid järjekordasid ei ole, et inimesi on vähe, kõik on sõbralikud, mingid hinnad on veel sendi võrra allapoole lastud. Et meile just ülimõnus. Ja kes on meil siin? Marta, joo. Me siis istusime natuke maha, üliilus koht on siin ja võtsime ühed sangriad. Sellise koha peal siis selline kannutäis. Selline kannutäis sangriat maksis siis 10 eurot. Eestis ta maksab 20 eurot või? Jah, et päris odav. Ja mõnus ikka külm jook praegu siin, et väljas on ikka kõva kuumus. Et väga mõnus. Väga kena on vaadata, et siin igal pool on sellised väiksed hotellikesed ja hostellid ja motellid ja täpselt siis niimoodi mere ääres. Et ülikena place, kuhu tegelikult tulla ja võtta siuke puhkusereis, mingi nädal aega lihtsalt lebotada siin. Pead olema ettevaatlik, et siis kookosega vastu pead ei saa. Täpselt ei oskagi öelda, kuhu me sattunud olema, aga kuskil me oleme. Ise tahaksime minna sinna, me rannast eemalt nägime, et seal on mingid poekesed või asjad, vähemalt mingid tulukesed. Oone kass on sul. Aga vaja mõelda, et kuidas me sinna poole saaksime. Siin on nii mõnus on see, et iga nurga tagant, kui sa välja astud, siis avanevad mega ilusad vaated lihtsalt igale poole. Et see on ülituus. Hello. Hello. Do you have fish? Yeah. Do you have big fish? Big? Yeah.
Ah, small. Do you have any fish to see? Aha, okay. You eat? Yeah. Good fish. Good. Good. Okay. Very beautiful here. Oh. Oh. Oppa. Like. Very good. Good. Fair. Oh yeah. With worms. Okay. Nice fish. Nii, nüüd hakkab paist juba pimedaks minema, et vaatasime korra, kuidas siin kohalikud kalamehed kala püüavad. Hops, täpselt siis, kui ma filmisin, said kohe, vist jäi kaadrisse ka. Neil on ühesõnaga õhtusöök on olemas, aga meil ikkagist kõhud tühjad, et me tulime tegelikult ju lõunat sööma, kell on juba õhtu, vaata. Ja me ei olegi midagi lõunaks söönud, et me otsime nüüd mingi söögikoha. Marta, kus me tulime? Mart, me tulime... See on mingisugune sadamaturg äkki. Siin on paadid, millega saab siis mingile teisele saarele minna. Aga siin on ka väiksed putkakesed, kus sa saad süüa ja juua osta. Ja me mõtlesime, et eks me siis ostame. Ja me ei ostud läänetoitu, vaid me ostsime täitsa kohalikku toitu. Eks me siis vaatame, milline see olema saab. Ostime sealt samusest selle härra käest. Ja mega kena tegelikult on vaadata, et läheb küll pimedaks, aga ülikena paadikene läheb seal. Et päris äge. Wow. Nii, mul on mingi krispi kana. Siin on friikaid natukene, siin on riisitorn, mingid kastmekesed. Näeb päris hea välja. Ja Marta võttis sealt mingit nuudlirooga ja peal on muna ka, et päris hea tundub isegi. Tahaks omalt poolt öelda seda siis, et käite kuskil lõunamaades või Aasiamaades, siis proovige tänavatoitu päriselt. Jah, te võite saada selle... Suguhaigused. Kõhulahtisuse on ja, aga ma ei tea, me käisime Vietnamis Hanois, mis on Vietnami pealinn, vanalinnas käisime mingis restoranis söömas, mis oli suke keskmisest uhkeb restoran ja no seal täiesti kõht lõi niimoodi lahti lihtsalt, et nagu põhimõtteliselt pole vahet üldse, et kus kohas sa nagu sööd. Alati on oht. Me maksime 2 peale kokku 6 eurot ja ülimaitsev söök oli, ülitoredad teenindajad, ülisõbralikud inimesed. Praegu me läheme nüüd, igaks juhuks läheme, teeme siis pitsi viina kuskil, et tapab ussid kõhust ära ja siis on normaalne. Et lähme mingi rannabaari ja joome ühe kokteili Martaga. Päris creepy on seda teed nüüd tagasi kõndida, et nii pime on ja kohe lõpeb tänava valgustus ka siin ära. Aga meil on vaja üle selle silla saada jälle. Nii, ja jõuame pimedas kuskile siia rannabaari. Rock'n'roll. Vihma hakkas sadama. Kuskil siin peaks meie majutus siis olema. Ja siin me oleme siis 3 ööd. Et vaatame. Ahaa, näe. Nii, maja all on muidugi vesi. Kraavi kohale. Siis on hea, kui maja niimoodi kraavi kohal on, siis on kohe äravool olemas, et huvitav lahendus. Nii, Marta siis avab, kuhu me tulime. Lehmad on siin samuses. Lükka sinna teisel poole, vaata, nii. Nii.
meid siin ootab? Kuule, väga huvitav. See majutus on siis siin saare keskosas ja me valisimegi just sellise rohkem looduslähedasema koha, et saame vaadata, kuidas siis siin on. Et siiamaani päris põnev, et isegi kui ma seda majutust siin praegu vaatan, siis näen, et sellised segu vahelt on sellised väiksed augud isegi, et näed välja niimoodi. Et vägev onn on, kus me elame ikka. Praegu tuleb normaalselt vihma ikka ja Marta istubki siin väljas ja naudib seda ilma. Mõtlen. Marta loeb midagi siin. Like the forest begins with a single seed and takes root in our imagination. Enter now the world of stories. The path ahead is a one-way route, so there is no doubling back. Is Mambang Sari's favorite companion whenever she would descend to play by the lake. See on siis selline vahepeatus, selline väike külakene, kus sa saad osta süüa. Ja seal lõkke peal saad siis vorsti grillida, mida sa siis ostad. Ja natukene sööd, jood ja siis jätkad seda rada siin ja vaatad, mis siin veel. Siin põhiliselt räägib siis kohalikust folkloorist, kuidas see saar näiteks on siis tekkinud rahvajuttude kohaselt ja nii edasi. Igatahes vägevalt on seda loodust ära kasutatud siin. See loodus ise on juba selline, et väga palju nii-öelda inimese poolt tegema ei peagi, et seda teha selliseks atraktiivseks. Garuda, the divine king of the skies, was against this union. Nii käisime ära seal Dream Forestis ja ütleme nii, et ei olnud takso tuli ka meil, aga ei olnud nii põnev, kui oleks võinud selle raha eest olla, mille eest me siis pileti ostsime. Aga no pole hullu, pilet maksis 20 euri. Lähen teiselt poolt. Hello!